Lase natukene, ei viriseks täna nii palju. Muidugi teie ka. Alustame Eesti Vabariigi 105. sünnipäevale pühendatud aktusega. Palume lipu sissetoomiseks ja hümni laulmiseks püsti tõusta. Mis on kodu? Kus on kodu? Kus on kodu? Sõbrad, kallid kaasmaalased. See oli meie selleaastane vabariigi aastapäeva kõne. Aitäh teile, naised! Aga nüüd läheme oma aktusega edasi. Ja mul on suur rõõm, et õppeaasta keskel on meie kooliõpilaste arv kasvanud veel 3 õpilase võrra. Trevor, lähe õppiga. Meil on traditsiooniks saanud, et igal vabariigi aastapäeval anname üle ka Lindi kooli sõbra tiitli. Ja ma hakkan ette lugema siit seda teksti, mis on kirjutatud nüüd meie enda töötajate poolt. Et siis hakkab ka arvama mõtlema, kes see võiks olla. Ta on sõbralik, optimistliku ja lahendusi otsiva meelega. Ta on naerusuine. Kui ta midagi uut ja põnevat näeb, siis lähevad silmad särama ning sütitab oma entusiasmiga kõik enda ümber. Ta on aus ja vastutulelik Eesti mees. On selliseid mehi saalis? Kindlasti. Aga see mees sündis Kohtla-Järvel, kus ta käis lasteaias ja algklassides. Põhikoolis õppis Jõhpres ja edasi 4. keskkoolis. Olusteri sovhoostehnikumis õppis ta mesinduse eriala ja sai tuttavaks oma tulevase abikaasaga. Elu tõi ta elama Audrusse
ja tema suvekodu on metsal. Tal on tütar ja poeg ning 2 lapselast. Kui autojuhi ametist aega üle jääb, tegeleb ta mesilaste mootorratta ja ise tehtud 3 ühes paadiga, aeru, purje ja mootorpaadiga. Aga meie majas on ta paigaldanud tasakaaluliini, riiuleid, mänguväljakul matte, parandanud autode rattaid, tegi võrgust jõulukuuse, aitas paigaldada terve ülemise korruse ruumidesse uued lood, oli suureks abiks välijõusaali paigaldamisel ja üleüldse on ta alati valmis appi tõttama. Ja kõige tähtsamaks oma elus peab ta vanaisa ametit. Meie maja sõber on Raul Kala. Ta oleb meie maja sõber, hommikul silmi lahti tehes kohe on lindi silme ees. Ehk siis suur tänu sulle, Raul, kallistada. On ka kõik see jutt, mis ma ette lugesin ja natuke rohkem ja juhend ja, et kuidas peab nüüd edasi elama. Nii, anna sulle selle ja peale seda on sulle veel üks asi, Lukas lill, et kasvatage siis koos oma abikaasaga seda lille kenasti. Aitäh, sõbrad! Ma arvan, et ma võin niimoodi öelda. Tegelikult Lindi kooli sõbrana tunnen ma juba sellest ajast ennast üle siia maandusele nii-öelda. Aga et praegult on mind niimoodi tunnustatud, eks külaühiskond algab ikkagi teaduse templist, hariduse templist ja selle kohaliku küla kese ongi see kool algab. Ja kui ma siit mööda sõidan ja alati jääb pilt siis selle mänguväljaku peale, nende laste peale, kes tõstavad käe püsti, tervitavad. Ja see on nii armas. Sest ma olen endale tunnistanud, et kui mina olin lapsena, siis minu jaoks need lapsed võib-olla olidki natuke sellised kiitusoledad, kellega, kes kiusasid siis, kui ei olnud vaja, aga nüüd vanaisa staatuses oskaks seda seisundit paremini tajuda, on nende jaoks aega ja samuti ka võõraste laste jaoks. Kui nad tulevad, pistavad sulle käe pihku ja jätkata üritööd.
minu kodus on taim. kodu on mugav, hubane, oma hoovi ja majaga. kodus on oma tuba, kus saab magada ja mängida. Esineb vikerkaarerühm. Krista Aavik, Koduvärvid. Heljo Mänd, Mis on lapsel vaja? kodu on koht, kus on hubane, sest hubases kodus on kõigil hea elada. Esineb pilvekese rühm. Kersti Kuusk, Eesti lipp. Helle Kirsi, Tähtis töö. Sinine kui taevas on Eesti lipu värv. Sinine on sinilill, meri, jõgi, järv. Sinimust ja valge on meie lipuke. Seda peavad teadma suur ja väikene. Sinimust ja valge on meie lipuke. Seda peavad teadma suur ja väikene. Musta mulla pinda, kui seeme külvata. Rõõmul pole hinda, saab saagli küllaga. Sinimust ja valge on meie lipuke. Seda peavad teadma suur ja väikene. Sinimust ja valge on meie lipuke. Seda peavad teadma suur ja väikene. Talvel valge lumi on valge suvest. Kohtad valged mõtted tehtud tööst. Sinimust ja valge on meie lipuke. Seda peavad teadma suur ja väikene. Sinimust ja valge on meie lipuke. Seda peavad teadma suur ja väikene. Tähtis töö, Elle Kirsi. Vaata, kuidas meie lipp tuules uhkes siputab. Küll on kurb, kui mõni maja pühadel on liputa. Püüa aru
sest see meie liputöö ongi Eesti kodu ehtida. kodu on see, kus kõik on olemas. Minu elamispaik, kodu on mulle armas. koolilaste tants Kaera ja aeg. ja tantsivad tantsu Tuustep.
palun tulge õpetajate ette laulma. kodu, see on headus, mis meid paremateks teeb. See on kodu, siin on kodu, siin on kodukoht. Aitäh, et osalesite meie Eesti Vabariigi pidulikul laulmisel. Palun teeme nüüd ühispildi. Tulge palun kõik. Väga tubli, väga tubli. Vaadake aga siiapoole. Kas kõik vaatavad siiapoole või? Mina siin! Väga hea. Nüüd võiks määratada ka. Väga hea. Teie maja sõpra Raul Kala, tema abikaasa, Audru osavalla aasta lasteaiaõpetaja Anneli Kala.
ja nüüd palume kõik kiipitulikule lõunasöögile.